Hommik! Me oleme sellisel sündmusel, nagu seda on Red Bull Car Park Drift, mis toimub Eestis esimest korda. Kokku üle maailma on ühes aastas, ütleme, suurusjärgus 15 osavõistlust. Üks nendest toimub siin siis Eestis. Teised riigid on, Lähis-Idast on väga palju riike, kus see asi ka on välja arenenud. Siin on antud distsipliini leiutaja Apto, kes on selle idee autor, ehk siis professionaalid on kohal. Muuseas, sellele mehele kuulub ka Guinessi maailmarekord driftimises, aga sellest kõigest hiljem 23 võistlejad, suurepärane ilm siin Porsche Hinnil. Ja Risto oli ka eile siin ja võib-olla esimese asjana vaatamegi, mis toimus eile, kui oli siis, ütleme, Balti driftikarikas semipro ja pro klassile. Ka seal Risto suhtles nii mõnegi põneva inimesega. Turvavestid jagatakse selleks. On ju? Terve päev oli nagu hea ja nüüd siis täpselt hakkab sadama. Eesti drift, Eesti ilm. Pekkis. Ja radamärg ja kõik on halb. Latvian Media Mafia! Hello! Hi! Enjoying the event? Check out the clouds! What? I hope they won't return. No, it should be. The wind is coming from that side, so it should be fine. But it would be just not lobby. No, not lobby. Yeah, not lobby. Yeah. That wouldn't be lobby. Or not Gerai. Not Gerai? What's Gerai? Gerai is in Lithuania. It's Lithuanian. Lithuanian lobby. Ah, Lithuanian lobby. Okay. All right, guys. How are you doing? Hello man, all's cool? It was cool. So as you can see man, we're in Estonia organizing the Red Bull Car Park Drift. It's the first edition happening here. I'm really glad. And as we've seen now, we did the practice session. Yeah. The obstacles that you see in the Red Bull Car Park Drift, it's always the same all over the world. So the good thing is the dimensions also the same. Yes, dimensions and okay, the placement, it depends on the location that you have. But as we've seen here, even with amateurs and with some small underpowered cars, you can still shine in the Red Bull Car Park Drift. Üks väga väärtuslik asju on siis driftimusoskus täna võistlustel. Palju võistlejaid meil on täna? 23. Võiks olla parem, kui ühte pühapäeva veeta siin. No nii, Kirill. Jau, esimene sõit on selja taga, teine on ees. Mis parandustöid teed? No siuke tunne, et ainuke parandustöö, mis võib olla, on lihtsalt gaas põhja. Gaas põhja? Ja ei lase kordagi lahti. Sest tegelikult vaatame, see esimene sõit oli täitsa okei. Absoluutselt. Ja teeme teise paremini. Kui võistlusest rääkida, siis ütleme nii, et tulime toime. Tulite toime. Aga nüüd see teine auto, selles mõttes ma käisin seda kõige esimest Pärnu võist või seda treeningpäeva vaatamas. Siis sõitis küll.
normaalselt, tegelikult ei olnud rahul. Selles mõttes, et meil oli, seal on ikkagi käigukast on siiamaani niisugune kesine. Kesine? No ta on originaalkastiga, mis on palju sõitnud, et tegelikult käigud ei lülitu nii nagu tahaks. Eilsed sõidud läksid ka selle nahka, et nagu kiirendustirge peal jäingi käiguvahetuse peale maha. Et ei saanud nii kiiresti käigu sisse kui vaja. Sina oled meil Randalu driftitiimi sotsiaalmeedia boss. Jah, olen. Võrreldes eelmise aastaga, kuidas on kaaselajate hulk kasvanud? Või kasvanud ikka on ju? On, meeletult on kasvanud. Kuna meid on Eestis ikkagi suhteliselt vähe näha, siis mega äge on näha, kuidas inimesed tulevad boksi, räägivad juttu, teevad pilte. Ja ostavad märtsi. Ostavad märtsi ja me jagame tasuta kleepse ikkagi ka. Meie tänased päevakangelased. Ei, meie ei ole kangelased. Kangelasi oli 23 tükki, kellest tuleb välja, et mitte 16, vaid lausa 17. Kõik, kes üle 100 punkti said, saavad edasi. Päevaga on siis selline asi, et kui esimene ots päevas sõideti, ütleme natukene niisugust poolikut rada, siis nüüd need, kes edasi said, sõidavad veel korra täpselt selle sama asja läbi. Ja sealt juba top 8 lastakse siia, kus meil siin kohtunike pealik Kaspar ka kõnnib praegu selle spiraali sisse. Ehk siis seal on veel niisugused 2 huvitavat väravat ja see spiraal on just ülevalt kindlasti väga kuulilt vaadata. Ja. Roland, sa olid ju eile ka siin, olid päev otsa, kommenteerisid päris võistlust. Nii on, et Balti drifti, Livonia drifti ja Eesti drifti siis teised etapid olid siin ilusas suvepealinnas, mis eile ei olnud kohe üldse mitte selline. Päevad ei ole vennad, nagu öeldakse. Täna on hoopis parem ilm ja tegelikult väga hea, et meil siin täna selline ilm on. Eile oli väga keerulised olud, aga mehed said hakkama ja mõned autod läksid ainult katki, mis on iseenesest ka väga märkimisväärne, sest tavaliselt on rohkem neid katki. Ja tähelepanek oli see, et eile miskipärast juhtus eestlastel palju. Ja lätlased kuidagi veerisid nagu mugavamalt läbi päevast. Kaugelt kandi mehed võib-olla peavad koju veel sõitma, eks on ju. Et pro-klassis oli küll kahjuks aja puuduse tõttu pidi tulemused kinnitama või välja andma siis kvalifikatsiooni tulemuste järgi, aga midagi teha ei ole. Kõik tegelikult tehnikasport, asju juhtub, driftis alati juhtub, kõiki teavad seda ja selles mõttes on lahendus on olemas, see on ajalugu, lähme edasi ja järgmistel etappidel on juba palju ägedam. Kuidas meil tünnid vastu peavad? Väga hästi. Nagu näha. Väiksed mõlgid, aga seest on ka tugevdatud, jah? Seest on tugevdatud, jah. Okei. Lausa niimoodi kividega. Ja see on lihtsalt siin ainult niipidi. Okei. Kui me kõik oleme hobikorras siuksed fotoinimesed telefonidega, siis vaata siin Jaanus Ree, kes on Red Bulli kõige ametlikum fotograaf üldse. Sätib jälle mingit kalaõnge siia püsti. Piksevarras. Kas sa sihid, Jaanus, nüüd seda viimast elementi siis selle kaameraga või? Ei, ma tahaks taevasse minna. Mitu kaamerat sul täna siin mööda rada laiali on? Äkki 4 või 5. Ma loodan, et sama palju tuleb koju tagasi, et eks ma pärast näen. Kas seda olukorda tuleb tihti, kui sa just autospordivõistlusi filmid ja teed, et kaameraid tuleb koju tagasi vähem, kui sa nendega välja läksid? No, kord aastas ütleme niimoodi, et jääb mõni kaamera tee peale ette, aga õnneks mitte liiga tihti. Aga ma saan aru, et need fotod on ju seda väärt. Loodame. Võib-olla üks küsimus selline, et sa tihti käid WRC-etappidel riigist väljas ja mida kõike muud pildistamas, siis missuguse mulje sul siin meie kodune driftiskene on jätnud? Üliäge kusjuures, et selles suhtes vaadates, mida Randalu siin teeb, et see Superstaarid? Aplaus, Äge. Kuule, me loodame siis, et me näeme seda sinu vahvat niukest. Vaata, ei ole mõtet drooni osta endale. Ei, vaata, point on selles, et enamus nagu rallidel asjadel see või drooni kasutada. Hannes Jürgens, Imperium Drift Team, Mercedes-Benz C200. Jou! Tere! Hannes tegi sellise üllatuse siin kõigile, et oodati võib-olla siin suurtelt, võimsatelt meestelt igasuguseid tegusid. Ja siis tuleb üks mees,
see on nüüd siis kompressoriga Mersu, on ju? See on jah, kompressoriga. Kuule, aga see sõit tuleb sul ikka kurjasti välja selle masinaga, et tavaliselt nagu Mersu mehed on, peetakse neid niimoodi natuke, et noh, nagu tahavad ka driftida, aga siis otsisid mingi imeliku masina. See oli suht lihtsalt, tuli enne eelmise aasta avalaksu, tuli müüki ja kuna sõbral oli olemas, siis ma mõtlesin, et noh, miks mitte osta ja proovida ja siis ta kuidagi snowballis siia. Aga täna, kui sa siin, ütleme selliste elementidega rajal sõites, mulle tundus, et olid nagu väga kodune. No, eks trenni ole tehtud ja sõidetud on selle autoga juba ja see aasta olengi üritanud igal pool, kus võimalik on nagu trenni ka sõita, et saadagi võimalikult nagu sõbralikuks autoga. Kui kaua driftiga tegelenud? Hakkasin nagu reaalses elus hakkasingi mingi eelmise aasta siis suvel, avalaks oli algus nagu ja siis noh, nüüd ongi see esimene hooaeg. Siis ma arvan, et sul on siin päeva teiseks pooleks ikka ootused väga kõrgel peale neid numbreid, mis siit praegu kohtunikud ära panid. Ega kuulda oli jah, kui kolmas siis nagu veits ongi, ega nüüd halvemini ka sõita saa, et tuleb kuidagi üleval hoida seda. Et kui oled ikkagi peale esimest 2 ringi on Hannes Oliver Randalu ja Aavo Vaidajärv hoiab 3. koht. Siukest päeva nagu protokollist ei osanud nii lühikese driftikarjääri jooksul oodata, on ju? Ega päris ei oodanud, jah. Ma käisin just sõitmas selline koht nagu sõidusimulaator, leia Facebookist üles. Hakkavad nüüd käima erinevatel sündmustel. Praegu on siin driftil kohal. Ja mängus saab ka proovida nii drifti kui ralliautot, aga me võtsime Rolandiga Auduru ringraja. Oleme siis Porsche ringile ennast sättinud Lamborghini Huracan GT3-ga. Tuleb tunnistada, et ma ei jõudnud ühtegi normaalset ringi teha. Täitsa võkkis. Sellepärast, et autot on natukene palju algaja oskuste jaoks. Täpselt samasugune olukord nagu ringrajal. Mine õpi algul mingi rahuliku autoga sõitma, on ju. Aga no elamus ju missugune, jah? Väga mõnus. Ülekannete osaks tänapäeval on juba nii tavapäraseks saanud FPV droon, isegi WRC-s juba jupp aega kasutusel, ka F1 on nüüd võtnud mingitel radadel selle teemasse ja siin Red Bulli rajal on meil muidugi täna kohal Henri legendaarne FPV kunn Eestist üldse. Kuule, palju akusid päevas läheb? Need on suht rotatsioonis kogu aeg, et mingi 10 akut on kogu aeg rotatsioonis, ma arvan, mingi 30 pakki läheb ikka päeva jooksul. Kuule, kui lihtne on drifti ajal üldse autot selles mõttes jälitada, et kui siin need tipp ja esimese otsa vennad lasevad, kuradi suitsupilv on nii suur üleval. Ma ütleks, et mida kiiremini ja ühtlasemalt sõidab, selle lihtsam on. Et mida väikeste nõkerdajatega on isegi keerulisem? Nendega on keerulisem jah, et mõtled, et okei, saad üliha kaadri nüüd, aga ei, siis nagu jääb seisma, et mida vähem nii-öelda nagu kiiruse muutumise ja mida sujumad need on, seda nagu parem. Kuidas üldiselt siuke formaat või asi, kui palju sa üldse jälgida jõuad või seda vaatemängu või istud prillid peas? Ei, noh, ma ütleks, et mul on parimad istekohad siin võistlusel. The winner of today's event is going to represent Estonia in the Red Bull Couple Drift World Final, which will happen in Saudi Arabia early December. How expensive it is to compete in motorsport events, especially in rally. Always, applying the handbrake on the hairpins and going sideways. Abdo Fagili kõrvale lähen, mees, kelle käes on Guinessi maailmarekord driftimises, mis on 11 180 meetrit, üle 16 minuti. Meil õnneks nii kaua temaga ei lähe. Aga ma panen kiivri pähe ja saame siia Abdo kõrvale kohe istuda. Väga head emotsioonid ja väga äge elamus kindlasti, kui sul on selline meister roolis. Tema käest tundus see kõik nii lihtne. Michael Reiljan, esimene Eesti Red Bull Car Park drifti võitja.
2008 aastast on seda võistlust korraldatud Eestisse, ennem pole käinud. Sa ilmselt oled vaadanud, kuidas see asi käib, sest et arvestades, et maksimumpunktid 300 ja 276 tõid sa finaalsõiduga koju. Sõnatu olen tegelikult. Jaa, uus formaat, täiesti uued asjad. Trükin siia sisse praegu. Mida me praegu nägime? Sorry. Ühesõnaga, videosid palju vaadanud tegelikult ei ole. Mõned vaatasin, et okei, me oleme siin teinud Eestis teist drifti, kiiremad ood, värgid, särgid, et täpsus peab ka olema, aga mitte nüüd nii täpne, et kui tunni pikali ja siis tõmmatakse kohe raginal punkte maha, aga näed, lõpuks saime asja kokku. Eesti esimene Red Bull Car Park Drift võistlus on tehtud. Abdo Fegali ja Yusif Basil, kes siis Red Bulli poolt rahvusvaheliselt seda asja korraldavad ja Abdo on ka selle distsipliini nii-öelda väljamõtleja, jäid väga rahule. Neid väga üllatas eestlaste nii-öelda driftimisoskus ja need sõidukid. Selline karikas anti võitjale üle. Michael sai endale uued pidurikettad. Ja lisaks sellele muidugi pääs Saudi Araabiasse detsembri alguses toimuvale rahvusvahelisse finaali, kus auhinnaks peavõitjale esikohale on 10 000 eurot. Kas selline võistlus saab toimuma Eestis veel? Eks me näeme, korraldajad olid rahul, sõitjad olid rahul, päev oli täis üllatusi. Sina jälgi masinavärki.